tere, mina olen Lilian ja täna tahan sulle jagada ühte huvitavat mõtet. Kas sa teadsid, et üks inimene toodab päevas keskmiselt 5 kilogrammi prügi? Ja kui tuua nüüd paralleel erinevate ajuuuringutega, mis näitavad, et üks inimene genereerib 90 sekundi jooksul kuni 5 muremõtet, mis tähendab seda, et ühes päevas suudame muretseda kuni 1000 korda, siis kas seda ei ole mitte väga palju? Ja kui vaadatagi, et üks osa on konkreetselt see füüsilise prügi pool ja selle poolega me täna juba ju teadlikult tegeleme, me sorteerime prügi, siis teine osa on väga suuresti see vaimse prügi pool ja sellele on ka vaja väga suurt tähelepanu pöörata. Et mina olen Lilian ja kutsun sind 4-nädalasel teekonnal läbi kohalolu oma harjumusi muutma, sellepärast ma väga tugevalt usun sellesse ikkagi, et me oleme oma harjumuste ohvrid ja läbi selle me kujundame iseennast inimesena. Nii et mina soovin sind innustada ja julgustada elama tähendusrikkamat elu. Ja kui me tuleme nüüd korraks tagasi selle vaimse prügimäe jutu juurde, siis ma usun, et sa oled minuga nõus selles osas, et lõpuks see kõik kuhjub, see tekitab ärevust, see tekitab jõuetuse tunnet, see tekitab sinust tundet, kuidas ma sellest olukorrast välja saan. Ja see ei ole mitte ainult sinu enda loodud prügi, vaid vaadates ka kaassõltuvuse konteksti, toovad ka kõik teised sinu prügimäele seda prügi juurde. Nii et on aeg siit välja astuda ja kutsun sind tõesti sellele 4-nädalasele teekonnale, kus me väikeste sammudega hakkame looma suuri muudatusi sinu elus. Nii et kui see teema sind kõnetab, siis siit selle videosõnumi alt leiad lingi ja saad ennast sellele kursusele kirja panna. Jään sind ootama.